Stressi inimesed reeglina märkavad, aga läbipõlemine hiilib väga märkamatult ja nüüd see pinge tahab ju välja saamist, ükskõik, ta võib sul füüsilise haigusena tulla, ta võib sul psüühilise teemaga tulla, seedeprobleemid võivad tekkida, ka kõhu kinnisus, kõhu lahtisus, et sa oled kergemini ärrituv. Kuidas tegelikult alkohol mõjub üldse sellise stressi maandajana? Kui sa hakkad nagu mingi probleemi pärast tarvitama alkoholi, siis sinu aju saab signaali, et see aitas. Ja nüüd iga kord, kui sa tunned seda kehva tunnet, sa tead, et sealt kuskilt alateadvusest tuleb meelde, et võta see klaas veini, et see ju aitas. Ja sa ei tegele tegelikult juurprobleemiga. Need inimesed, kes läbi põlevad, ei oska ennast kehtestada ja piire panna. Inimesel on peas 60,000–70 000 automaatmõtet päevas. Nendest 89% on negatiivsed. Palju see neid Kaidi muuta vaja? Et võt mõtetega on tihti see, et mõtted hakkavad meid kontrollima, aga mina olen boss. Ma võin stopp ka selle mõttele teha. Spult on minu käes. Panen kinni, kui tahan. Oled kuulamas ja vaatamas podcasti Rokkides sääni. Mina olen Brit ja minu kõrval on Kaidi ja tänases episoodis me räägime stressist ja kuidas sellega toime tulla, me räägime läbipõlemisest ja mida see tegelikult tähendab. Me räägime mõttemustritest ja kuidas neid edasi arendada või taandarendada või neid muuta. Me räägime piiride seadmisest, et kuidas ikkagi seada enda ümber piire nii, et me oleksime ise õnnelikud ja need, kellel me piirid seame, et ka nemad oleksid õnnelikud. Nii et peagi saame teada, kuidas kõikide nende asjadega toime tulla ja neid arendada. Ja tubli tüdruku sündroomist räägime ka selles, mis meil oli episoodis Triin Luhatsiga teemaks. Meil on täna külas Rita Rätsep, kes on näitleja, koolitaja ja psühholoog. Ta nõustab nii täiskasvanuid kui ka lapsi oma erapraktises ning City tervisekliinikus. Ta viib läbi erinevaid koolitusi ja loenguid enesejuhtimise ja enesearengu teemadel. Lisaks on Rita ka ajakirja Eesti Naine podcasti Vaimse tervise heaks saatejuht ja samuti on ta raamatu ellujäämiskursus kaasautor. Rita, kas sai kõik öeldud? Kas nüüd kõik, aga... Kas on midagi olulist, mis ei Oluline sai ilmselt öeldud. Nii, Rita, psühholoogina sa töötad siis igapäevaselt erinevas vanuses inimestega, kuna meie podcast on ennekõike suunatud 45+ naistele, kuigi meie kuulajate hulgas on ka väga palju mehi erinevas vanuses ja ka nooremaid naisi seal ka 30. aastates, kes on meile kirjutanud. Aga just kui mõelda sellele 45+ vanusele ja naistele, milliste teemade või probleemidega kõige rohkem sinu juurde tullakse? Ilmselt päris palju tullakse selles vanuses naised kui emad tulevad siis lastega. Ilmselt neil on probleemid siis väiksemate lastega või siis juba teismelistega. Ma pean nüüd hakkama arvutama, et 45 palju, mis vanused neil lapsed on. Jah, laste teemad ilmselt. Tänases maailmas laste teemad siis kas siis lapse enda probleemid, siis kas käitumisega koolis, koolikius, kõik sellised asjad või siis vanemate poolt tekitatud probleemid ehk siis kärgperendus. Tullakse ka sellega, et kuidas lapsega toime tulla, kui on plaanis lahku minna või kui on juba lahku mindud ja siis on see sama kärgperevärk. Siis tullakse ka selles vanuses päris palju suhteprobleemidega. Kas siis ei olda suhtes või otsitakse suhet või tahetakse olevast suhtest lahti saada. Ja siis, mis sinna veel võiks tulla? Enesearengu teemad ka, et päris palju on sellist enda selliste emotsioonidega toime tulematust võib-olla ja endast arusaamist, et see on selline periood, kus inimene on... midagi on tema jaoks juba nagu lõppenud ja midagi ei ole veel alanud, et on selline üsna murdepunkti periood, et seal tuleb ikka seinast seina teemasid ja ma praegu hakkan mõtlema, et see nimekiri läheb võib-olla veel pikemakski. Aga lähme nüüd nende teemade juurde, millest Brit enne rääkis. Stress. Näiteks jah, et kui me ütleme stress, et mida see siis tegelikult tähendab, kui sina kui psühholoog mõtled sõnale stress ja mis üldse meie kehas, ajus päriselt toimub,
kui me oleme stressis? Kuna ma teen stressiteemalisi koolitusi, siis nüüd pange 8 tunniks ennast valmis. Väga hästi. Ei, see oli nali siia, et lühemalt nagu öelda, tegelikult inimene vajab stressi. See on eustress, see on igapäevane stress, mis meil on tegelikult ellujäämiseks vajalik. See tähendab seda, et me mingi asja sooritamiseks või millegi tegemiseks võtame ennast korraks kokku, toimub pingutus ja siis, kui see asi on sooritatud, toimub lõdvestus. See on selline normaalne igapäevane elu, või igapäevane toimimine meie sees, et see kortisoli tase niimoodi kõigub ja langeb, et seda ta toimetab normaalolukorras. Nüüd, kui me tegelikult võtame ennast kangesti kokku ja pingutame ja ei puhka vahepeal, vaid tuleb otsa järgmine pingutus ja siis järgmine pingutus, siis me jõuame distressi. Mis tähendab seda, et keha seda lõdvestusasendit ette ei võta, muudkui ronib aga kõrgemale ja kiiremini ja kaugemale ja kõik muud sellised asjad, aga ei maanda ennast. Siis me jõuame distressini. Ja kui nüüd sealt edasi inimene ei märka, et peaks vahepeal puhkama ja pause võtma, siis tema võib jõuda hüperstressini, kus tal tegelikult on vaja võib-olla sellist välistabi lausa, et selle kõigega toime tulla, ehk tema olukord võib olla üsna keeruline, tal võib tekkida siis selline psühholoogiline kokkuvarisemine või siis ka füüsilise tervise probleemid. Ja siis on olemas ka veel selline stressiliik nagu hüpostress, millest väga palju ei räägita. See on stressivaene elu. Stress seisneb selles, et inimesel pole stresse. See on halb või? See on väga halb, sellepärast, et inimene vajab teatud hulgal sellist väljakutset, aga hüpostress on väljakutsete vaene elu. Ja vanasti oli see võib-olla, mina võin juba öelda vanasti, mingid ajad tagasi oli see rohkem vanema põlvkonna teema, kus ta siis enam ei ole tööturul ja võib-olla lapselapsed on nii palju juba suuremaks kasvanud, et ta tegelikult sealt hakkab tulema see üksinduse ja üksilduse teema ja see, et tal ei ole tõesti nagu reaalseid väljakutseid elus ja siis ma tavaliselt siis vanematele härradele, prouadele olen soovitanud siis heategevusega tegelda või mingeid selliseid asju, aga täna ma tõden, et seda on ka väga palju teismeliste hulgas. Et pole motti, miski ei paku enam rõõmu, telo on mega aeglane, sealt ei tule infi peale, täpselt nii nad räägivad. Et ka noortel on täna hüpostressi, sest neil ei ole, nende elu on väga mugav, neil ei ole väljakutseid. Inimene vajab tegelikult mõõdukal kujul stressi ja see stress aitab inimesel tegelikult elus funktsioneerida. Kas me võime siis öelda, et tegelikult ei ole head ega halba stressi, vaid on nii-öelda õigelt läbitud stress, nagu sa ütlesid, et algul, et meil on see stress ja lõdvestus, et see oleks norm, vahet ei ole, kas see on negatiivne või positiivne, aga kui positiivne stress kestab ka jätkuvalt ja jätkuvalt, sa teed kõiki ägedaid asju, aga selle lõppu ei tule, et see tagajärg on sama, kui oleks jätkuv negatiivne stress? No ütleme niimoodi, et eustress on ikkagi plussmärgiga, et see on ikkagi selline normaalne hea stress. Aga nüüd see, mis sa välja tõid, selline positiivne stress, et me võime rääkida siis näiteks armumisest, siis reeglina see kestab kuskil võiks kesta umbes 8 kuud. Siis inimese keha tuleb sellega toime, aga näiteks on välja arvutatud, et kui ta kestab 1,5 aastat, siis inimene võib sellega ära surra nende liblikate kätte, sest keha ei tule selle keemilise protsessiga tema sees nagu enam toime ja ta kurnab inimese totaalselt ära. Aga iseenesest positiivne stress on ikkagi eustress, see on igapäevane elu osa, mida me vajame elus olemiseks, nii et me vajame stressi. Ei, me vajame stressi, aga kui sul on hästi palju ägedaid erinevaid asju, nagu me siin kõik istume laua ümber ja me oleme tegusad naised, aga on mingid eluperioodid, kus sul neid tegusaid asju on liiga palju, kuhjund, kõik nad on ägedad asjad, aga lihtsalt see stress ongi nagu jätkuv, et seal ei teki seda lõdvestust vahele, kas siis see võib ka lõppeda siis halvasti. jõutakse läbi põlemiseni, sest et laisad inimesed läbi ei põle. Põlevad tegusad inimesed põlevad läbi ja reeglina põletakse läbi laineharjal. Et kogu aeg tuleb uut peale, kogu aeg on adrekas üleval, dopamini-laks aina tuleb ja tegelikult jah, see kukkumine võib olla väga, väga hull. Ja stressi inimesed reeglina märkavad, et mul on nii stressav periood või mul on stressi aeg praegu või ma olen nii stressis. Et me selliseid asju nagu tegelikult märkame, aga läbi põlemine hiilib väga märkamatult ja läbi põlemine käib täpselt nagu, et sa pingutad,
ongi kõik. Ja mul on päris tihti, kus inimesed tulevad kabinetti või ma palun neil näiteks kirjutada, et mis on teie probleem ja ma juba kirjas saan aru, et mis asi see on ja siis ma ütlen, et teate, et tegemist on läbipõlemisega. Kas see ongi läbipõlemine? Ütlen, jah, see ongi läbipõlemine. Tegelikult väidetakse, et 95% inimestest teavad sümptomeid, aga nad ei võta mitte midagi ette selle muutmiseks. Mis need sümptomid siis on? Sest ma mäletan, et see oli paar suve tagasi, ma käisin sinu juures filmimas ühe muusikasaate jaoks intervjuud ja sa ütlesid mulle, et kuule tüdruk, sa oled ju läbipõlemise äärel. No sa olid tegelikult ikkagi üsna läbipõlenud. Et see paistis nagu kogu sellest kehakeelest see ikkagi paistis läbi ja see, kuidas sa rääkisid, see tegelikult hääles oli ikkagi see selline väsimuse vibra oli päris korralik, et sa töötasid tegelikult tuleviku energia arvelt. Me kogu aeg võtame nagu tulevikust energiat ja ma tihti ütlen, et me sööme nagu külmkappi tühjaks, aga vahepeal poes ei käi, et seda täita, ehk me ei lõdvestu. Et sa kogu aeg olid nagu sellel nii-öelda laineharjal, aga sul oli juba see viimane ressurss oli, sul seal külmkapis tuli veel paistis, aga no tuli hakkas ära kustuma, sa tead, sa jõudsid läbi põlemisse ju. Perearst niimoodi diagnoosis. Just. Aga mis need märgid siis ikkagi on, et kui sa ütled, et sa kirjadest juba näed ära, et kui öelda nüüd inimesele, kes seda vaatab, et kuidas ta hakkaks üldse enda jaoks kaardistama seda, et kus maal ta seal läbipõlemisel on? Et kus on veel see väsimus, kus on stress ja kus on juba läbipõlemine. ja. No ütleme niimoodi, et terve internet on tegelikult kõiki neid asju täis, et tasub lihtsalt uurida ja ennast kurssi viia, et me ei jõua siin kõiki sümptomeid, et seal on ju füüsilised sümptomid, mis võivad olla pingepeavalud, aga see võib olla ka sul sundasendist, et oledki arvuti taga pinges kogu aeg, aga ka see tekitab lõpuks ju keha stressi ja keha saadab aiu signaali, et sul on midagi valesti, on ju. Täpselt samamoodi võivad seal olla unetuse teemad, mis unetus või üldse uneprobleemid on üks esimene asi, mis annab nagu märku, et midagi on nagu valesti sinu sees. Et kas sul on uinumisraskused või sul on väga pinnapealne uni või sa ärkad sageli öösiti ülesse või sa hommikul ärgates oled väga väsinud, sest et stressihormoon on kortisol ja õhtune aeg on see, kus ta on siis nagu kõige madalam, kus on siis rahulikumad tegevused ja hommikuti siis kuskil 6-8 aeg peaks olema kõige reipam ja kõige ärksam. Ja see tähendab ju eeldab seda, et me tegelikult oleme siis ka korralikult välja puhanud. Nii et uni on see, mis annab meile nagu hästi märku. Seal võivad tekkida keskendumise teemad, et sa ei suuda enam fokusseerida ja siis sa lähed veel närvi ka, sest sa kogu aeg olid suutnud ja nüüd järsku enam ei suuda, mis mul viga on, siis sa pushid veel juurde natukene. Jah, erinevad sellised füüsilised teemad, ka näiteks seedeprobleemid võivad tekkida, aga kõhu kinnisus, kõhu lahtisus, et ka need, ütleme niimoodi, et tavapärasest teistsugune käitumine, et sa oled kergemini ärrituv, näiteks elad teiste peale ennast kuidagi, oled nagu täis puhutud õhupall ja kui keegi natukene nõelaga suskab, siis käib siuke pauk, et ise ka aru ei saa, on ju. Või siis oled muutunud täitsa lösjakaks õhupalliks. Aga sa võid hakata ootamatult nutma, ise ka ei saa aru, mis viga on, et põhimõtteliselt see on nagu selline tremolusu sees, et see on selline nagu pinge, nagu elektri, ma olen võrrelnud seda, et nagu elektrisüsteemis on pinge sees, see on 2 võimalust, kas viskab korgid välja või aparaat läheb katki, et sul on kogu aeg pinge ja nüüd see pinge tahab ju välja saamist, ükskõik, ta võib sul füüsilise haigusena tulla, ta võib sul psüühilise teemaga tulla, sul võib olla depressioon, sa ei tunne enam rõõmu, seal on nii palju erinevaid sümptomeid, üldiselt ma olen täheldanud seda, et kui inimene on ikka päris läbi põlenud, siis tal on peaaegu, et kõik need peaaegu ja sellest välja tulek on meeletult pikk töö. Aga kas läbipõlemine, kui ta on nüüd tõesti jõudnud sinna lõppu nii-öelda, kas on ka väga sarnane depressiooniga või see juba ongi depressioon? Need on omavahel ikkagi üsna koos, et selles mõttes depressioon käib ju sellise väga tugeva stressi juurde ja kui inimesel on juba selline hüpostress, et on tõesti stress, eks ju, siis on see psühholoogiline kokkumine ja seal on ju depressioon ju kohe sees, seal on ka ärevus sees, sest et ärevus tuleb reeglina väsimuses, kui inimene on väsinud, üle väsinud, siis tal tekib ärevus, tohutu pinge on sees, see kurnab inimese ära ja siis ta jõuab depressiooni, need kõik omavahel nii tugevalt seotud. Et see võib tulla mõtlemisest, see tuleb elustiilist, millest iganes kõik kokku. Kui nüüd öelda paari sõnaga, ütleme, kui keegi kuulab meid ja vaatab meid ja saab aru, et ta on juba seal piiri lähedal, et mis sina ütleksid, et mis oleks number 1 asi, mis tuleks jõuga oma elus korrigeerida?
no ma sellist asja ikkagi sulle paari sõnaga kohe nagu ei saa öelda, selles mõttes, et ma reeglina kaardistan ära inimese elustiili. Ja mis on tema ressurss, ma ei saa öelda talle, et nüüd lähed joogasse ja hingad seal, kui see tegelikult ajab teda stressi, et üldse ei huvita mingi meditatsioon, ta läheb juba selle sõna peale närvi, eks ju. Et me ikkagi nagu vaatame ära, mis on tema tavapärane elustiil, kuidas ta sellise olukorrani on jõudnud. Et see tuleb nagu ära kaardistada ja siis me tegelikult hakkame vaatama, et mida ta on võimeline üldse muutma. Me ei saa 10 asja, me ei tohigi 10 asja muuta, eks ju, et me võtame ühe väikese asja, mida me hakkame muutma ja see muutus peab olema siis järjepidev, mida ta on suuteline üldse järjepidevalt tegema, et näiteks üks proua, kes mul siin on läbipõlemisega, no tegelikult nüüd ta on juba omadega jälle ree peal, aga see oli mingi paar aastat tagasi, kus ta oli väga vastutaval tööl ja siis ma küsisin ta käest, et mis on see, mida sa soovid, et mida sa tahaksid oma elus nagu muuta, ma tahaks lihtsalt korraks rahu saada, sest ta kodus vastutas, tööl vastutas ja ta tahab olla lihtsalt korraks rahus, mõtlesin, mis on see hetk, kus sa saad olla korraks rahus, ja siis tuli välja, et ta sõidab bussiga maja eest tööle maja ette, eks ju, Tallinna linnas. Ja me leidsime selle, et ta tuleb lihtsalt üks bussipeatus varem maha ja see teekond oli tal 6 minutit, ta on ka hästi tugevalt ülekaaluline inimene, ma ei saa öelda talle, et mine jooksma või tee seda teist või kolmandat, see tekitas taas tohutut alaväärsust, seda ka ei ole mõtet, kindlasti mitte. Et pigem ta hea meelega see 6 minutit jalutas, kus mitte keegi mitte midagi talt ei tahtnud. Ehk me andsime tema ajule puhkust ja me alustasime väga väikeste sammudega, mis on tema jaoks tehtavad ja mida ta suudab teha järjepidevalt. Ja siis oli juba järgmised sammud, et see on alati nagu per case või per juhtum. Aga mida võiks iga inimene täna ja kohe, ilma et ta sinna läbi põlemisse jõuaks, võiks nagu teha mürafooni vähendamine. Et meil on hästi palju müra, ja info liigub väga kiiresti ja inimese aju ei suuda seda infot läbi töötada, et miks meil on vaimse tervise probleemid täna väga palju, üks on see vähene füüsiline liikumine, et inimene on loodud liikuma, aga isegi kui ta on väga kõva trennitegija ja nii edasi, siis tegelikkuses on tema ümber hästi palju müra ja aju tahab puhkust saada ja me nagu nii töötame väga palju ka täna peaga, et sajandeid ei ole keegi nii palju peaga töötanud, kui täna töötatakse, et vanasti oli ikkagi rohkem füüsilist tööd, kus inimene sai oma pingeid ju maandada kehast välja lõhkus puid või tegi midagi sellist, on ju, kündis maad. Täna seda ei ole. Ja sellepärast on hästi teadlikku peale puhkust vaja ja ma olen siin näiteks meesterahvastele soovitanud, et ärge palun võtke mobiiltelefoni voodisse kaasa. Võtke naine kaissu. Seda peab naistele soovitama ka, et ära võtta mobiiltelefoni voodisse. Ja kahjuks ka täna teisipidi, absoluutselt. Et sellised väikesed sammud, millega me saaksime tegelikult oma aju lõdvestada ja tulla nagu sellisesse olemisse, et võtta selliseid mõttepause ja uneleda ja selliseid asju. Fred Jüssi molutamine on nüüd läinud rahva hulka, mille üle mul on ääretult hea meel. Vanasti öeldi, et mida sa molutad siin, tee midagi. Täna tuleb öelda, kuule ära tee nii palju, moluta vahepeal, on ju. Et selles mõttes selliseid pause tuleb kindlasti võtta mürast. Taustal ei pea mängima kogu aeg raadio ja televiisor, et pigem nagu meil on sees nii palju müra ja me tahame taustamüra ka, et selline müra teadlik vähendamine, et ma olen lastel ärevushäireid sellega maha saanud, et kodus võetakse maha televiisor näiteks. Ja see tuleb päris ruttu, see tuleb 2-3 nädalaga ja juba on tasakaal majas. Me kohe jätkame Ritaga, aga me tahaksime vahepeal väga tänada oma koostööpartnerid EcoShit, tänu kellele meie episoodid jõuavad sinuni täiesti tasuta. Ja Rita episoodiks on siis EcoShit pannud välja 2 head toidulisandit. Üks on siis meelerahu, mis aitabki siis meeltel ja närvisüsteemil rahuneda, et unekvaliteeti tõsta ja et me ei reageeriks väga üle, kui on väga seisundid, pingeline elu, et siis ta aitab luua tasakaalu. Ja ashwagandha on samamoodi siis pigem rahustava toimega, mis aitab võtta siis sellise ülepinge vibra maha, et unekvaliteet oleks parem. Ja mina võin kinnitada, et meelerahu ma olen tegelikult ise tarbinud just siis, kui paar aastat tagasi oli see meeletu pingeline periood, mis siis lõppes läbipõlemisega ja see meelerahu tõesti teeb meele rahulikumaks. EcoShit poest saad sa kõikidelt täishinnaga toodetelt -20%, kui sa paned salasõna 100-20.
ja me oleme väga tänulikud ka oma teisele koostööpartnerile Food Studiole ja Food Studiot valmistab lihtsalt imelisi puljongeid. Need puljongeid võib niisama lihtsalt soojaks teha ja juua. Need on 12 tundi keedetud, mis tähendab, et siin on kõik head asjad on siia puljongi sisse käinud ja muidugi saab neid siis kasutada kas toidu valmistamisel, kas kastmeid tehes või risotot keetes või suppides. Mina näiteks kasutan neid just väga palju suppides ja Food Studiol on siis kalapuljong, on kanapuljong, on taimoodi kanapuljong, siis on muidugi veisepuljong, aedviljapuljong ja ka raamenpuljong. Nii et aitäh Food Studio, aitäh Ecosh ja me jätkame Ritaga. Et tõepoolest sama raadioga, et väga palju on lihtsalt taustal, eks ju, ja samas ju sul aju ju kogu aeg haarab sealt infot, paralleelselt siis veel vesteldes kellegiga või millegi muuga. Ja ka kui muusika mängib kogu aeg taustaks. Noh, eks see sõltub, kui sa ikka sellise Relax FM-i paned, et siis võib-olla nagu täitsa tore, aga mina, kes ma ise sõidan näiteks autoga väga palju mööda Eestimaad, tehes erinevaid koolitusi, siis mulle väga meeldib sõita vaikuses. Ma tõesti tunnen, kuidas mu pea puhkab ja ma olen nagu kohal rohkem. Et selles mõttes jah, mingi muusika kindlasti, selline rahustav muusika või selline tore muusika või noh, näiteks operatsioonisaalis olen ise näitlejatöö raames käinud opiblokkides vaatamas, kuidas siis tööd tehakse, kui mul on vaja mängida anestesioloogi, siis ma lähen vaatan, kuidas see töö käib, siis opiblokis näiteks kogu aeg mängib raadio. Kui see inimene seal nii-öelda narkoosi kätte saab, siis keeratakse raadio mängima. Et see aitab nagu keskenduda jälle, nii et me ei saa nagu üheselt öelda, pigem kui me räägime seda, et see on müra meie taustal. Et siis sellest mürast tuleb ikkagi nagu mingisuguselgi määral puhata, aga täna me käime ju klapid peas ja ma ei tea, uuringuid ilmselt veel ei ole tehtud, et kuidas see mõjutab meie kuulmist ja kuidas see mõjutab meie aju tegelikult, kui sul on kogu aeg klapid peas. Kusjuures täiesti juhuslikult ma sattusin eile kuulama Kuku raadiost, mingi terviseks saade oli, kus räägiti just nimelt sellel teemal. Ja seal arst rääkiski sellest, kuidas väga hulluks, ikka päris hulluks on läinud olukord just inimestel kuulmisega ja mitte vanematel ja vanadel, vaid juba ka noorematel just nimelt see müra kogu aeg ja see klapid peas ja et see ikkagi mõjutab inimeste kuulmist. No ilmselgelt me ikkagi nagu saeme oksa, mille peal me istume, aga see ei tähenda seda, et üldse ei tohiks teha, et iga asi, mida me tarvitame, noh, ütleme, kui me sööme ära siin 10 kilo komme, siis meil on nagu selgelt halb olla. Aga kui me sööme siin kampa peale ära nagu 3 kommi, igaüks ühe, siis ma arvan, meil on täitsa tore, me võime isegi teise ära süüa, on ju. Et see mõõdukus kõikides asjades on ju, ükskõik on see nutiseadmete kasutamine, töö tegemine, et mul on selline slogan, et töö ei ole elu, vaid osa elust. Lihtsalt see on üks osa elust, et me peaksime otsima nagu seda tasakaalu enda sees, et igale pingutusele peab järgnema piisavalt palju lõdvestust, et kui sa teed füüsilist tööd, siis sinu lõdvestus on, sa ei pea minema jõusaali pumpama ja 10 kilomeetrit jooksma, et siis sa võid täitsa rahulikult vedeleda seal diivanil ja Netflixi vaadata, miks mitte, eks ju, et see on sinu lõdvestus või loe raamatut. Ja kui sa töötad peaga, siis sa kindlasti peaksid tasakaaluks tegema midagi füüsilist. Aga inimesed lõdvestuvad ikkagi tihtipeale alkoholiga. Et kui me tegime episoodi alkoholist, siis keegi kommenteeris ka, et rääkige ka sellest, kuidas siis stressi maandada ilma alkoholita. Et kuidas tegelikult alkohol mõjub üldse sellise stressi maandajana? Kas ta tegelikult maandab? Hetkeliselt. Ta on hetkeline maandaja, ta lõdvestab ära, ilmselgelt ma ei ole ilmselgelt kompetentne sellel teemal vastama nii spetsiifiliselt, aga nii-öelda üldteadmiste põhjal on see, et ta tõesti hetkeks lõdvestab ja ta viib ju murekesed ära, tal on oma toimeaine ajus, tekib keemiline protsess, aga mis sealt edasi tuleb, on see, et ta tegelikult võib-olla teeb inimese uniseks ja uimaseks ja inimene võib magama jääda, aga tegelikult tema unetsükkel on häiritud. Ja kui inimene ei puhka korralikult välja, siis ta ei toimi, sest ütleme kuskil 75 vanuses inimene siis väidetavalt on maha maganud oma elust 30 aastat, mis tähendab seda, kui oluline on meie jaoks uni. Ja tõesti selline 8-9 tundi, 7-8-9, keskmiselt 8 tundi me peaksime tegelikult normaalselt täiskasvanud inimesed magama. Ja kõige selle juures on tohutult oluline unehügeen, et enam-vähem samal ajal magama minna, et enam-vähem samal ajal tõusta, et
kui me ärkame kella peale ja oleme väga väsinud, see on midagi valesti. Siis tuleb minna kas varem magama. Mulle endale meeldib see, ma olen selle genevernikult ära õppinud, et 5 minutit enne kella olen ma ju klõpsti üleval ja see tähendab seda, et ma olen arvutanud välja oma normaalse unetsükli, et seda võiks, ma tean, Gene teab vist lausa sekundite ja minutite pealt, kui palju tal see on, kaasa arvatud veel päevased uneampsud, mida on väga mõistlik teha, eks ju, aga alkohol tõepoolest ütleme niimoodi, et ta küll lahendab hetkeliselt, et sa võid võita küll lahingu, aga sellega sa ei võida sõda. Et see tähendab seda, et kui inimene lõõgastuseks vahel joob, eks ju, siis see on, või tarvitab klaasi veini, siis ma arvan, et me kõik oleme seda teinud ja see on väga tore ja väga vahva ja see ei ole probleem, aga kui sa hakkad nagu mingi probleemi pärast tarvitama alkoholi, siis sinu aju saab signaali, et ahah, see aitas. Ja sa ei tegele tegelikult juurprobleemiga. Ja nüüd iga kord, kui sa tunned seda kehva tunnet, sa tead, et sealt kuskilt alateadusest tuleb meelde, et võta see klaas veini, et see ju aitas. Ja nüüd võib tekkida uus probleem, ehk sõltuvuskäitumine. Kuna sa ei tegele selle juurprobleemiga, siis saad kogu aeg aju, saab signaali, et võta see vein, et see aitab ja siis võib ühel hetkel sellest tekkida selline korralik harjumusest, klaasist võib saada ka 2 pudelit, nagu mul mõnedel klientidel on saanud. Et sellest tuleb harjumuskäitumine, nii et stressi maandamiseks iseenesest alkohol tegelikult ei ole kõige parem abivahend. Tuleb tegeleda selle juurpõhjusega. Just vastuseks sellele küsimusele, mis ma enne ütlesin sulle, sellele inimesele, kui sa ütleksid talle, annaksid 3 lihtsat nõuannet, kuidas ta siis peaks oma stressi maandama? Kui ta tahaks seda teha ilma alkoholi. Jah, no vot siin on jälle see, et tuleb nüüd ära kaardistada tema elustiil ja tema ressursid, et milleks ta võimeline on ja mis talle meeldib. Ja mida ta võib-olla varem tegi, et mõnigi ütleb, et oi, et vanasti ma siin tegin kunsti või vanasti ma käisin jooksmas või sest et stressi ja sellise depressiooni ja läbipõlemise juurde tuleb ka see, et inimene, ütleme, et inimene ei taha enam näiteks suhelda, inimene ei taha enam sotsiaalses elus osaleda, ta ei taha isegi teatris käia, ta ei taha nagu mingid vanu harjumusi, mis tal on olnud, ka need on ära kadunud, lisaks sellele, et ta ei suuda ka enam rõõmu tunda. See tähendab seda, et ta on kõik oma ressursi ära nii-öelda kasutanud, sest et suhtlemine vajab energiat, aga sinu energia läheb kõik ainult elus olemise peale. Mitte, sa ei suuda isegi rõõmu tunda, sest et ka see vajab energiat. Teise inimesega rääkimine nõuab ju energiavahetust, mida ma vahetan, kui mul enam mitte midagi vahetada ei ole. Et selles mõttes tuleb alati nagu, ütleme jälle per case vaadata, et mis staadiumis ta on, mis tema varasemad harjumused on olnud, mida talle meeldib teha, milleks tal üldse ressurssi on, aga lihtsamad asjad, mida saab teha, et üks retsept, mida ma olen alati andnud, et igas tunnis 1 minut, igas päevas 1 tund ja igas nädalas 1 päev on molutamise aeg. Ehk võta väikseid pause, lihtsalt. Väga paljud panevad endale näiteks desktopile, panevad mingisuguse, et nüüd tuleb sul püsti tõusta ja sirutada või midagi teha, sest ka lihtne sirutamine, korraks silmad kinni, lihtsalt siruta. Ka see tegelikult aitab. Absoluutselt, just nimelt venita ennast. Pane korraks silmad kinni, ka inimene haarab informatsiooni kõige rohkem silmadega. Sa paned silmad kinni, sa korraks lihtsalt lõdvestad ennast ja juba tegelikult teed silmad lahti ja valgus on juba teistsugune ja pea on juba selgem. Et sellised väikesed püsti tõusmised mina ise kasutan näiteks seda, kui ma arvuti taga tööd teen, siis mul ei ole kunagi klaas, ma joon hästi palju vett, et klaas ei ole kunagi arvuti kõrval. Et ma olen selline muidugi hästi liikuv ka, et ma võin selle klaasi ümber ajada, eks. Aga point on selles, et ma tõusen nagu püsti ja ma lähen kööki või lähen siis töö juures koridori, et ma tõusen püsti ja ma lähen vett tooma või vett jooma. Et selles mõttes kõik selline väike muutus endale sisse anda, ütleme, et sa teed ajuga tööd ja sa tõused korraks püsti ja vaatad aknast välja, siis tegelikult see osa sinu ajust, mis sellel hetkel tööd tegi, korraks puhkab. Ja ütleme, et ka see, mida inimesed, mis läbi põlevad, et mul on vaja seda teha, tähtaeg seal ja siis ta pingutab niimoodi, et sealt ei tule enam mitte midagi, aga aju loob uued seosed puhkeasendis. Sul on vaja korraks anda puhkust, mine korraks välja, hinga värsket õhku, ma ei tea, pese käsi, kui sa välja ei saa minna.
kõik see, mis sa viid nagu mõtte eemale korraks, tegelikult loob sul nagu uued seosed, sest muidu sa paned ainult niimoodi raiud ja ühtegi uut seost ei tule, nii et loomingulistel inimestel on väga kasulik vahepeal siis niimoodi muid asju teha. Ja sirutada, venitada, täiesti õlaringe teha, mingid sellised asju, juba hakkab energia liikuma, juba niimoodi mõnusam olla, et noh, sellised õlaringe ja kõike sellised venitus ja selliseid asju, noh, mul on ikka nii sees, et sellist asja tasub teha ja püsti tõusta ja venitada, lihtsalt muuda seda korraks, et see, mis see suund, kus sa kogu aeg oled olnud, mida sa oled teinud, korraks katkesta ära, tee midagi muud. Kusjuures isegi nende sirutuste nendega tuli meelde, et ma ei tea, kas sina vist siis enam ei olnud Rocca al Mare koolis, aga üks Rocca al Mare kooli lõpetaja, see oli nüüd äkki vähemalt 9 aastat tagasi, kui me tegime koos, ma olin ta juhendaja, tegimegi sellised spetsharjutused, mida kasutada klassiruumis vahepealsete nagu sirutuste asjadena ja tänapäevani mul abikaasa Mart, kui ta juhib suuri konverentsi, rahvusvahelise konverentse, ta ajab inimesed vahepeal püsti ja kasutab neid samu harjutusi, mis me mõtlesime välja Rocca al Mare kooli jaoks ja need alati toimivad, sest nad on mängulised ka, et eriti kui on niisugune tõsine kamp inimesi ja aetakse tõsist asja, siis vahepeal püsti ajada ja mingid õunu noppida kuskilt ja päikest teha ja mingid naljakaid asju, et see loob nagu ka elevust ja niisugust nagu mõnusat, positiivset. Tänab ajule ka puhkus tegelikult, sa korraks teed midagi muud, et see on nagu tohutult oluline. Noh, mina olen ka propageerinud seda, et pane korraks ka silmad kinni, et see on väga-väga oluline panna korraks silmad kinni ja lihtsalt hingata, kas või 3 korda lihtsalt niimoodi enda sees nagu hingata ja välja hingamine veidikene pikem, et sa tõesti tunned, et sa lõdvestad ennast. Ja juba selline, ütleme, kõige selle juures on oluline järjepidevus, et sa teed seda järjepidevalt. Ja ma ei tea, kas pane kirja või kui sa hakkad järjepidevalt juba tegema, siis ühel hetkel hakkab su keha märku andma, et nüüd tee. Ehk keha on nii tark, et sa juba tunned ära, et oota, nüüd oleks vaja nagu natukene niimoodi ennast liigutada. Ta juba tegelikult teeb sinuga koostööd. Ja keha on väga tark märkuandja, tema ikka koputab sulle, et kuule, nüüd tõuse püsti või nüüd tee seda, eks ju. Ja samas sellised väiksed lõdvestused on tegelikult just väga hea viis sellest rattast välja saamiseks, sest ma arvan, et sina oled ka väga palju kuulnud seda, et tihtilugu on tänapäeval naised, kellel on, eks ju, pere, lapsed ja seal on terve rivi veel kohustusi, töökohad, võib-olla ülikoolid ja veel, ja ütlevad, ei, mul ei ole võimalik võtta seda päevapausi, eks ju, et kui mul on see päev, siis mul on kõik need kohustused ja siis on lapsed ja siis on see ja see. Aga et just nende pisikeste ampsudega ta saab sellest rattast nii-öelda tekitada need katked sisse, et ta ei peagi võtma seda tervet päeva, eks ju, esialgu ja tervet nädalat ja sõitma kuhugi Taisse tingimata selleks, et puhata, eks ju, vaid et just see igapäevane harjumuse lõhkumine väikestel sammudel on väga suur mõju tegelikult meile, et see, kui sa rabad seal tööd teha, et saada sinna Taisse puhkama ja see on omamoodi stress lõpuks, et ma seal käin ja olen, siis tegelikult ei puhka. Ja ütleme, läbipõlemise üks selline, kui sa küsisid, vaikselt hakkab nüüd tulema veel meelde igasuguseid erinevaid näiteid, et mis nagu võivad sellele viidata, on see, et sa võid näiteks nädalavahetusel laupäeval, pühapäeval magada ja puhata ja olla, aga sa oled esmaspäevaks väsinud. Ehk sa tegelikult uni enam ei kosuta sind ja ka nädalavahetus ei kosuta sind. Siis tähendab seda, et oot, nüüd on midagi pikemat vaja ette võtta, sest et Tervisekassa annab meil täna 4 kuud läbipõlemise sümptomiga või diagnoosiga inimestele, aga mina ei ole näinud, et inimene oleks alla 8 kuu välja tulnud. Ma tõesti ei ole näinud, et ta ikkagi vajab seda lisaaega, aga nüüd jälle see 4 kuud võib olla, siis ilmselt ma ei ole näinud nii kerget juhtumit, ma olen näinud võib-olla natuke tõsisemaid juhtumeid, siis et võib-olla see 4 kuud tõesti ka inimesel aitab, eks. Aga see, kui mõni ülemus ütleb, et kuule, sa oled nüüd paar päeva siin kodus olnud, et nüüd on korras vä. Siis on see naerukoht tõesti nagu must huumor, et see ei ole okei, et kui inimene on läbi põlenud, siis see on väga-väga pikk protsess, et sealt välja tulla ja oht on see, et kui ta läheb ka samasse töökohta tagasi, siis on see oht, et sealt võib see sama tunne tulla, et tal on süda paha ja ta ei suuda enam kellegiga suhelda ja nii edasi. Mul on 3 kolleegi praegu, kes on läbi põlenud ja nad on öelnud, et nendel hakkas see sellest pihta, nad hakkasid märkama, aga ei võtnud midagi ette. Oli see, et ta oli rõõmus, kui klient tühistas aja.
et ja kui ta samme koridoris ei kuulnud, et ahah, ei tule, selge, see jääb ka vahele. Et see on juba see, kus, ja süda läheb pahaks, kui sa mõtled töö peale. Et selliseid sümptomeid on nagu, tasub märgata, ei ole mõtet ennast suruda, ei ole mõtet, sest et igale jõule rakendub vastujõud ja see tuleb ikka väga, väga kolinal. Aga kas see nüüd, mis oli siis Triin Luhatsil, millest me rääkisime Triinuga ühes eelnevas episoodis ja mida sina ütlesid ka minule, et sa ei pea olema kogu aeg viieline, on see hea tüdruku sündroom. Et seleta lahti, mis see täpsemalt on või tubli tüdruku sündroom just ja kuidas sellest siis hoiduda ja kas see on ka see, mis viib su lõpuks nagu kas siis läbipõlemiseni või depressioonini või milleni iganes. No see on kas tubli tüdruku või tubli poisi sündroom, et see on see sama, et et laisk inimene, temaga ei juhtu nagu suurt midagi, tema oskab nagu laiselda, aga seal võivad teised probleemid tekkida. Aga see tubli tüdruk või tubli poiss hakkab ju pihta lapsepõlvest. Ja see, kuidas meil siis meie vanemad on tegelikult meie vajadused rahuldanud või meie jaoks olemas olnud või meid märganud, keskkond vormib meist tulevased töötajad, tulevased kolleegid, tulevased emad-isad, et see saab alguse ikkagi väga palju keskkonnast ja nüüd, kui sellel on rohkem seletusi, aga võtan praegu lihtsalt selle ette, et kui ma midagi teen ekstra, siis minu vanem märkab mind. Siis ma ju laps tahab ju saada kõige rohkem vanemate tähelepanu, vanemad on jumalad taevas, nemad teevad kõik õigesti ja laps tahab talle ju tohutult meeldida ja ta tahab tohutult tähelepanu saada sealt. Või siis, kui ta midagi teeb ja siis märkab, siis ta tahab veel teha ja siis veel teha, siis mind märgatakse ja seal võib olla ka veel see, et sa pingutad ja pingutad, aga ikkagi ei saa sa mitte mingisugust tagasisidet oma vanematelt. Pigem on see, et kui sa midagi hästi teed, on normaalne ja kui midagi on halvasti, siis räägime. Et sellist suhtumist on ja see jääb sellisesse rakumällu meil, et me peamegi kogu aeg pingutama, et olla siis märgatud, olla tähele pandud, olla tunnustatud, mis iganes me tahame, me ju töötame kõik sellise saadava kasu printsiibil. On see siis materiaalne kasu või emotsionaalne kasu või mis iganes, me tahame saada midagi. Ja nüüd, kuidas me selle saame? Et inimese areng on ju aju areng, põhjus, tagajärg, seos. Teen nii, juhtub see, teen naa, juhtub see. Aga ma ju tahan midagi, mis on hea minu jaoks. Et ma tegelikult võiksin olla ma vanematele täiuslik sellisena, nagu ma olen ja selline mõõdukas pingutus loomulikult on ju, aga kui see on ekstra, et meeldida kellegile või saada kellegi tähelepanu, siis see võib viia sinna tubli poisi või tubli tüdruku sündroomini. Veel üks aspekt, mis mul praegu siit kuklast meelde tuleb, on ka see, et kui on lahutatud perekonnad, siis mina olen seda nimetanud hüljatud lapse sündroomiks. Mina ei tea, kas selline asi on olemas, minu peas see on niimoodi ja mina seda niimoodi nimetan. Looduses on see, et nõrgemad isendid jäetakse maha. Et linnu ema-isa, ma ei tea kumb nüüd, lükkab nokaga ikkagi pesast välja selle nõrgema isendi, see on evolutsiooniliselt nii on, tugevamaid geene tuleb edasi kanda. Ja nüüd, kui näiteks kas lapsevanem, üks või teine lapsevanem on näiteks surnud või on perekond lahutatud, siis kõik võivad nüüd mulle vastu karjuda, et ma räägin täiesti ebateaduslikku juttu, aga see on puhas praktika, mida ma olen näinud. Siis lapse sees tekib hüljatud lapse tunne, ma ei ole piisav ja nüüd ta hakkab väga pingutama, et siis kas oma ema-isa uuesti kokku viia, et kui ma olen hästi tubli laps, siis nad äkki lähevad kokku. Seda ma märkasin koolis, et lastel tekkis tavapärasest teistsugune käitumine. See tähendas seda, et midagi oli emotsionaalsel tasandil tema sees muutunud ja üsna tihti oli seal taga siis kas kellegi surm või lahkuminek. Ja nüüd see laps võtab selle vastutuse, et kui mina hirmsasti pingutan, siis juhtub midagi hästi. Kui mina olen tubli laps, siis on kõik hästi, sest tema maailm on veel mina keskne, ta on ju nii väike veel ja tema arvab, et temast sõltub midagi. Tema ei tea mitte midagi partnerlussuhtest ja sellistest asjadest, tal puudub kogemus, sest ta ei ole kogenud seda, eks ju. Tema pigem nagu arvab, et kui tema midagi nüüd hästi teeb, siis juhtub midagi head. Ja nüüd see võib ka jääda sisse, et millele ma tugin on see, et väga paljud nii mehed kui naised on sellised 40+, 50+
suhkrus on rääkinud väga palju oma edukusest ja nii edasi, et äkki siis isa näeb, kui tubliks meheks või naiseks ma olen kasvanud. Kuigi ta on juba ammu täiskasvanud, aga tal on vaja oma vanemale tõestada, sa eksisid mind hüljates. Et vot selline taust sealt alt tuleb välja. Aga kuna sa tõid nüüd selle hüljatud lapse sündroomi sisse, oletame, et Eestis paratamatult on neid kärgperesi ja lahutatud peresi ju väga palju, et mis siis sellisel puhul oleks vanema roll lapsele selgitamisele, mida peaks vanem selgitama lapsele, et ta sealt välja tuua sellest hüljatud lapse sündroomist? Nojah, vot siin on üks kõige nii-öelda ameerikalikum on see, et sina ei ole süüdi. Et seda tuleb nagu lõputult korrata ja seda mulle ka lapsed öelnud, ja mu emme-issi ütlesid ka seda, eks ju. Et tõesti, sina ei ole süüdi, et emme-issi ei ole enam sõbrad, siin tuleb rääkida sellises keeles vastavalt lapse vanusele, et tema saab aru, et me ei ole enam sõbrad, eks ju, et me ei saa enam nii hästi läbi ja meil on parem nagu eraldi elada ja kõik sellised asjad, et võtta see vastutus lapse pealt ära, sest lapsed võivad tihti ka võtta endale partneri rolli, kas ühe või teise vanema suunas, aga see on roll, mida tema ära ei kanna. Tal ei ole sellist kogemust veel. Et me paneme talle liiga suure raskuse, et pigem ikkagi lapse vanem peaks jääma selleks lapse vanemaks. Seda on muidugi teoorias väga hea öelda, aga inimesed paratamatult, kui nad teevad läbi lahutusteekonna, on nad väga rasketes kohtades, mõni rohkem, mõni vähem, eks ju. Ja seal võib mõni võtta ohvri rolli ja siis hakkab laps teda toetama ja seal on igasuguseid mustreid, aga mida teha on just nimelt, kui sa oled enam-vähem selline normaalselt toimiv lapsevanem, siis tegele oma probleemidega, täiskasvanute probleemidega, ilma et sa last sinna nagu kaasaksid, ilma et tema seda nagu tehaks, aga seleta talle ikkagi ära, et see on emme-issi asi, meie armastame sind jätkuvalt, me jääme sinu jaoks jätkuvalt, sest lastel tekivad väga sellised kummalised ütleme eksistentsiaalsed küsimused, et kelle juurde jääb kass, kelle juures ma elama hakkan, aga siis vanaema tuleb ka minu juurde, tema maailm on veel selline, et kõik need küsimused, mida ta esitab, mis on tema murekohad, peavad saama vastused ja ta peab saama selgitust, kuidas läheb edasi, et mingid asjad jäävad samamoodi paika ja mingid asjad muutuvad, aga me oleme sinu jaoks olemas. Ja need ei tohi jääda sõnadeks. Aga oletame, kui nüüd on lapsed jõudnud juba teismeikka või juba noored täiskasvanud ja lapse vanemal ei ole olnud seda tarkust selliselt seda olukorda lahendada, võib-olla oligi väga keeruline lahkuminek ja väga palju haiget saamist. Kas tasub säästa ka nüüd, ütleme, kui ongi noor täiskasvanu juba inimene või laps siis nii-öelda, et vanem proovib talle uuesti või proovib talle nüüd ikkagi seletada ära, mis juhtus, et teda vabastada nüüd, nagu sa ütlesid, et 45-selt ikka üritatakse tõestada, eks ju, vanematele, et kas sellest oleks ka kasu, kui vanemad ka hiljem prooviksid seda olukorda nii-öelda nagu tema jaoks lahendada või võtta talt see roll ära ka vanema sead? Sest ma kujutan ette, et väga paljudel tekib see küsimus, aga ma ei osanud siis seda teha, nüüd mu lapsed on juba suured, et appikene, eks ju. No jälle, kuidas me seda teeme, et nii raske on sellistele küsimustele vastata nagu hästi üldiselt, et siin võib nagu ämbrisse panna täiega, et alati tuleb ikkagi vaadata seda juhtumipõhiselt, et mis seal üldse vaja on, et võib-olla mõnele ei olegi vaja seletada mitte midagi, ta on ise sellest aru saanud, tal on tekkinud juba oma partnerlus, 45-selt on juba oma partnerluskogemus, ma arvan, et rohkem kui küll juba, ja ta oskab juba aru saada, et see oli vanemate teema, aga ütleme, et mingisugused asjad, mis me oleme lapsepõlves kogenud, tegelikult jäävad alles. Nad jäävad alles sinna rakumällu ja nad võivad mingisugustel väga kummalistel hetkedel meil ka välja tulla. Ja me ei saa üldse aru, olukord on teine, aga tunne on ju sellest vanast olukorrast, sellest kunagi lapsepõlve traumast on ju, aga nüüd ma tunnen siin samu tundeid, aga tunne on ju ikka alles, on ju. Et kindlasti mingisugused sellised asjad meid saadavad, aga selles vanuses võiks juba tegelda nagu enesearenguga inimene ise, sest et me kunagi ei tea, missugune ressurss sellel emal või isal on, nüüd
hakata seda üle seletama, noh, ammu unustatud asi iseenesest ja sul on meeles mälestusest, et noh, tegelikult me ju ei tea neid asju. Aga jälle, kui on selline nagu tore suhe ja rääkida ja tõesti läheb laps, 45 laps läheb, ütleb, et kuule, et selline asi mul siin on, et mis sellega nüüd siis oli, noh, alati on hea kuulata ära mõlemad versioonid, sest et tõde on alati ju kuskil vahepeal seal, aga nii on, et ma võin tuua näiteks sellise, võib-olla natuke küll kontekstiväline, aga lihtsalt tuleb praegu meelde selline näide, kus siis üks meesterahvas ei olnud suhelnud vist üle 20 aasta oma emaga. Ja ta oli pea 30 aastat ei olnud suhelnud üldse oma emaga ja ta oli ema peale nagu tõsiselt tige ja vihane, et ema hülgas ta. Ja mina hakkasin nagu rääkima temaga mingeid asju seal ja tuli välja, et no jah, et ema oli haiglas ja seal oli veel mingi titt ja kõik võtsid talt tähelepanu ära ja see trauma oli tal kuskil, no ma võin eksida, kas 3 või 5 kuskil, aga tal oli juba kõnekeel olemas, nii et tal oli mälestus, eks ju. Et noh, meie mälestused tekivad ju siis, kui meil on kõnekeel üle, on kõik preverbaalne aeg. Ja siis ma ütlesin talle, et äkki ta nagu uurib veidikene ka isalt või kellegilt tausta, et mis asi seal on. Ja siis tuli välja järgmisel seansil, et tema ema oli väga raske haigusega, võitles elu ja surma vahel ja oli pool aastat haiglas, peaaegu pool aastat. Eks? Et ema on haiglas, tegelikult suremas on ju, siis on tal üks beebi seal kuskil, kes oli siis mingil määral temaga seal kaasas, suht beebi. Päris rinnalaps vist ei olnud, aga ikkagi beebi. Ja nüüd sellel poisil tekib tohutu kadedus, et see väike titt saab olla emaga, ema ei taha, eks ju. Aga väikesel lapsel ei ole arusaamist sellest, et su ema on haiglas suremas ja tegelikult muretseb selle poja pärast. Aga poeg oli väga hoitud, ta elas isaga ja vanaema, vanaisa oli kõrval korteris. Et aga mis on lapse mälus, eks ju. Nii et siin võib olla väga palju selliseid, noh, võib-olla isegi ütleme siis vääruskumusi, eks ju, mis on kinnistunud meile nagu faktid, aga nad ei ole faktid, vaid nad on uskumused, on ju. Ja nüüd, kui me hakkame võib-olla rääkima ja noh, muidugi see hakkasid suhtlema, see oli nagu väga tore, et see mees ja tema ema hakkasid suhtlema, ma ei saanud ka aru, noh, ta ei lasnud ema ligi lihtsalt üldse, et sellepärast ei tulnud ka sealt, noh, tekkis loobumine juba. Aga me saame mingid asjad võib-olla lahti seletada küll, et su küsimus oli see, et kas me saame seda teha. Ma arvan, et hea tahtmise juures me saame seda teha, aga ega see info ikkagi ära ei kadunud. Et see mees ütles ka, et ta mõistuse tasandil saab aru täiskasvanuna täna, aga see valu jääb ikka, jah. Et aga samas mõnikord lapsevanemad on jälle noh, natuke üle hoolitsevad ja muretsevad liiga palju, et oi, et nüüd laps saab sellest tohutu trauma ja iga võib-olla isegi väiksema asja pealt, siis igast uuringud näitavad seda, et kui baasiline turvalisus on lapsel paigas, siis tegelikult ta ei saa sellest trauma. Mul hakkas kohe kergem, mul on meeletud süümekad. et pärast abielu lahutust ja et ma arvan, et ma ei osanud seda nagu õigesti lapsele seletada ja kuidas see tegelikult oma praegust elu, kuidas see kõik mõjutab ja kuigi ta on tubli ja kõik on hästi. Jah, et me võib-olla mõtleme üle, et kui tal tegelikult see baasiline turvalisus on ilusti olemas, et on seal kas ema ja isa poolt ja vanavanemad ja tugisüsteem on olemas ja ta on ilusti nagu hoitud, siis tegelikult sellel nagu lapsed on tugevamad, kui me arvame ja nad on mõistlikumad, kui me oskame arvata. Et see, aga siis peab olema see baasiline turvalisus. See paigas. Oli olemas, isa said hästi läbi ka. No, et selles suhtes. Ja, et see on nagu selles mõttes hästi mõistlik ja tark, et Chris Coldplay laulja, eks ju, kui nad läksid lahku siis oma Gwyneth Paltrow'st, siis nemad ju käisid lahutuspsühholoogi juures, ma mõtles 2 või 3 aastat, et valmistasid ennast nagu ilusti ette, et kuidas kõike seda nagu teha, et see on väga mõistlik, me peame jääma täiskasvanuteks, aga inimene on emotsionaalne olend ja kindlasti sellel hetkel võib-olla ei ole inimesel ka ressurssi, mingitel muudel põhjustel veel on, võib-olla on väga pikaaegne protsess olnud, kas ta on olnud siis emotsionaalses või füüsilises vägivallas ja seal lõpus ei ole enam üldse ressurssi, et adekvaatselt käituda, et issanda looma, et on kirju, me anname alati oma parima, aga välja tuleb nagu ikka. Jah, aga piiride seadmine on üks teema, millest me tahame sinuga täna rääkida, aga tihti veel öeldakse, et me peame seadma oma piirid, aga siis tihti me ei saa üldse aru, mida see tähendab.
tähendab. Või teine asi on see, et okei, kuidas ma neid piire siis sean ja kuidas neid piire siis just seada niimoodi ja kehtestada siis ennast niimoodi, et mul ei oleks nagu halb tunne või ma ei tunneks ennast süüdi nüüd seal teiste ees, et ma teen, ma ei tea, kellelegi nagu halba või olen isekas. sul on nii palju küsimusi. Ma tean, ma panin kõik ja tulistasin sulle järjest. Tulistasid järjest küsimusi ja mõtlesin, et okei, et ma ise teen piiride teemalisi koolitusi juba ikkagi pealt 10 aasta, mis on lastele mõeldud. Ja siis ehk siis laste vanematele tegelikult, et kuidas lastele piire kehtestada ja seal on üks kindel selline kriteerium, et piirid on turvavöö, mitte karistus, mitte ahelad. Piirid tuleb seada armastusest lapsele, kui me räägime praegu laste. No, aga räägime täiskasvanutest. Aga täiskasvanute suhtes täpselt samamoodi, et igasugused piirid, mis on ahelad, tegelikult ahistavad ju inimest ühes või teises suunas, on ju, et miks meil on vaja teisele ahelaid panna. Väga kontrolliv partner näiteks, et kehtestab sellised piirid, et ma ei tea, sa ei tohi tööle minna või sa ei tohi seda teha või sa ei tohi meiki peale panna või sa ei tohi, noh, mis iganes on ju, et need on ju ahelad. Need ei ole ju armastusest tehtud, vaid need piirid kehtestatud, vaid nad on jõupositsioonilt ja reeglina hirmust. Aga kui nad on armastusega ja hoolimisega pandud, siis nad ei ole ju ahelad, siis nad on ju mõistlikud piirid, on ju. Et piirid on tohutult vajalikud, sina ei tee, kui mina ei lase. Ja inimesed väga tihti lasevad oma piiridesse sisse sõita, isegi punased lipud ammu püsti, aga lasevad sisse sõita. No, millest see tuleb, on see siis madal enesehinnang või mingisugune saadav kasu sellest jälle samamoodi, et lastakse endal näiteks suhtes, no mul tuleb lihtsalt üks klient meelde, suhtes väga jõukas meesterahvas ja temast sõltuv naisterahvas on see, et naisel on tegelikult juba tänaseks füüsilise tervise probleemid, sellepärast et noh, ta enda arvates müüb endale muidugi maha seda, et ta elab selles kuldklossis, on ju, aga tegelikkuses tema naiselikkusega ei arvestada, tast sõidetakse üle, tema arvamus ei loe mitte midagi, ta on lasknud enda piiridesse sisse sõita nii korralikult ja ta ise usub, et see kõik on tema jaoks veel hästi ka. Ta müüb selle endale maha, sest talle on see kasulik. Aga millega ta sinu juurde jõudis? Mis tal tekitas nii-öelda muret, noh, kui me juba nii-öelda hüpoteetilisest case'ist räägime või sina ilmselt tead konkreetselt, eks ju, et mis ta üldse sinu juurde tõi, kui ta ise arvas, et kõik oli hästi? Seda ma ei saa öelda. Seda ma ei saa nüüd välja öelda, eks ju, et siin on see konfidentsiaalsus igal juhul sees. Aga miks ma selle näite tõin, sellepärast, et neid näited on palju, kus inimesed lasevad enda piiridesse sisse sõita ja nad tegelikult võib-olla isegi alateadlikult saavad aru, et nende vajadused ei ole rahuldatud, sest suhtes tegelikult peaks olema nagu võrdväärne partnerlus, on ju, aga kui üks allutab teist ja teine laseb nendel piiridel sellisel kujul nagu enda kahjuks kogu aeg nagu nii-öelda survestuda, siis seal peab olema taga midagi, et miks ta seda teeb ja nad müüvad endale maha seda. Aga tihtipeale ei teatagi on, kus mul need piirid on, aga seda, kuidas siis üldse aru saada, kus on minu piirid või mis mulle sobib ja mida ma tahan? Jah, ma just seda ka mõtlen, et noh, et kui nüüd see case välja arvata, eks ju, et kui inimene on nagu, noh, nagu sa ütled endale selle maha müünud kui oma ideaalelu nii-öelda jutumärkides, et mis siis on see sündmus, mis teda abi otsima kutsub, kus tuleb välja, et ta tegelikult ongi lasknud endast üle sõita, et võt see on nagu selles mõttes huvitav, et mis nagu, noh, et mis seal muud, eks ju, võib siis tekkida, et kus, sest kui sul on ju kõik oma meelest hästi, sa ju ei otsi abi, eks ju. Et mis on need ohumärgid? No tegelikult on see pinge ja lõpuks ju pinge tuleb välja. Ta võib välja tulla siis füüsilise tervise hädadega, ta võib tulla vaimse tervise hädadega ja ta võib kajastuda lastes. Nii et hoopis mingi muu asja kaudu, eks ju, ja siis selgub, et hoopis selle taga, no ja see on loogiline jah, et sul tekib see nii-öelda nagu läbipõlemissündroom selles pingeseisundis ja sa tuled otsima nagu hoopis teisele asjale abi, kui selgub, et tegelikult see... Noh, näiteks mul on ka olnud vastuvõtus isa, kellel on siis, teate, sinu, meie lapsed, siuke fa-fa-fa issi, eks ju, et tuleb lapsega vastu võtta, aga meil on kõik hästi. Meil on nagu, noh, niimoodi, sinu, meie, noh, teate küll ju, see, noh, normaalne värk tänapäeval. Vot selline vahva issi tuleb kohale, ma ütlen, no, teil on kõik hästi ja meil on kõik väga hästi. No, miks teist tulid? Meil lapsel probleem. Meil on kõik väga hästi. Lapsel on probleem.
aga ikkagi, kuidas siis neid piire kehtestada, et ei tunneks ennast süüdi või ei tunneks halvasti, et ma teen kellelegi liiga? Niimoodi, et me igapäevane elu on nagu üks duell. Kogu aeg torkame ja siis tõmbame tagasi ja teate, kuidas need vehklejad, eks ju, toimetavad niimoodi. Kuskil on ju mingi piir, on ju. Ja siis läheb vahepeal tagasi ja siis läheb jälle vahepeal edasi, siis läheb teisi piiridesse ja niimoodi me kogu aeg tegelikult duellitame, igapäevaselt. Ja erinevatele inimestele meil on ka kehtestatud erinevad piirid. Mõni võib natuke rohkem ja mõni ei saa üldse mitte midagi. Eks ole, on ju, igapäevases elus ja niimoodi on. Ja nüüd ongi see, et sa ise pead ära tundma selle, et kus kohas see hakkab sind kahjustama. Jube lihtne on seda öelda, aga kui sa oled ise, ma olen ju ise ka selliseid asju läbi elanud, et kui sa ise oled sellises nagu kas siis suhtes, ütleme siis näiteks partnerlussuhtes, siis sa harjud ära. Sa harjud ära, ega siis keegi ei tule ju torka sulle põmaki kohe ära, on ju, siis sa saaksid ju aru, on ju. Ei, see käib vaikselt, vahepeal tõmmatakse tagasi ja siis jälle torgatakse ja siis tõmmatakse jälle tagasi ja kogu aeg käib selline väike duellitamine, on ju. Ja ühel hetkel täiesti märkamatult on ta sinu territooriumil. Aga kuidas ma siis nüüd kehtestan need, sest tihtipeale on ka vaata see, kui on tegemist lähedase inimesega, on ju, ma ei tea, isa, ema, õde, vend, kes iganes, abikaasa, et sa ei taha nagu, kuidas ma nüüd, et ma kannatan ära, on ju, ja siis sa kogu aeg lase, et täpselt nagu sa ütlesid, et torkab, on ju, et sa nagu ei taha teisele inimesele öelda, et mulle see ei sobi, et sa kardad, et sa teed temale haiget. Aga tema ju ei tea, et sulle ei sobi. No just, ja. Seda ma mõtlengi, kuidas seda teha. See on, minu meelest igasuguste suhete üks probleemi koht on kommunikatsiooni puudus. Tema ei loe meie mõtteid, tema ju ei saa aru. No ma juba vaatasin talle sellise pilguga otsa, et seda ei tohiks teha. Aga tema vaatab teistmoodi selle. Tema ju ei tea seda. Kui meie ei ütle, et mulle ei sobi, et siin tuleb see mina sõnum mängu, et kui ma ütlen, sina teed valesti, siis paratamatult inimene tajub seda rünnakuna, igale rünnakule tuleb ju vasturünnak, eks ju, kaitsena, on ju. Et kui ma ütlen, et mulle ei sobi, mul on ebamugav. Jah, mul on ebamugav, mulle ei sobi sedasi, mind teeb see kurvaks, ükskõik mis asjad. Või mulle ei mõju see naljakalt, kui tehakse mingit lolli nalja, eks ju näiteks. Mulle see ei meeldi. Et see nagu solvab või kuidagi, et mulle ei tundu see naljakana. Mulle see nali ei sobi, et see ei olnud enam üldse minu jaoks naljakas. Et siin tulebki sisse tuua see nagu see mina sõnum, sellepärast, et võib-olla teine inimene päriselt ei tea. Võib-olla ta päriselt üldse ei saagi aru, tema meelest, kui sina, vaikimine öeldakse, on ju nõusoleku märk, eks ju, kui sina üldse nagu märku ei anna, siis ta võib hakata oma lolle nalju või mis iganes asju veel rohkem teha. Minu enda isiklikust kogemusest on see, kui ma ütlesin, et ma tunnen ennast halvasti, siis mulle vastati valesti tunned. Tegemist on nartsissistiga, eks. Ja sinna sa ei saa mitte midagi teha, seal on just run. Seal sa ei saa sellist normaalset empaatiavahetust tekitada, see ei ole võimalik, eks ju, sest tema aju töötab täiesti teistmoodi. Aga täiesti normaalsetes täiskasvanu maailmades me tegelikult ikkagi kommunikeerime, me anname märku, mis meile sobib ja mis meile ei sobi. Ja nüüd, kui sa ütled, et sa ei taha teisele inimesele haiget teha, aga kui sa tead, et sa talle haiget teed? Kui sa ütled talle, et mulle see ei sobi, kas sa teed talle sellega haiget? Kui ta solvub? Aga see on tema probleem. See on tema probleem. Et siis tihtipeale ongi see, et sa ei taha, et teine solvub sul see lähedane inimene. Sa ei taha selle ebamugava tundega toime tulla, eks ju. No vaata, siis ongi sinul alati valik. Meil on kogu aeg valiku küsimus, et kui sina talle ei ütle, siis tema ei tea, on ju. Ja kui sa ütled talle, tead, et mulle see asi nagu ei sobi ja tema solvub, on ju, siis üks, mis sa oled teinud, sa oled kehtestanud piiri. Sa oled öelnud talle, et mulle see ei sobi. Ja nüüd on tema valik, kas ta arvestab sellega või ei arvesta sellega. Ehk kui palju tema sinu arvamusega arvestab. Ja kui tema otsustab solvuda, siis ta ei tule sellise piiri kehtestamisega toime, aga võib-olla sa õpetadki talle näiteks, et kõik ei käi nii, nagu ta tahab, on ju. Et sa tegelikult piiri kehtestamisega aitad teda ja see on pandud hoolimisest enda vastu ja tegelikult ka hoolimisest mingil määral tema vastu.
aga sa pead kõigepealt eelkõige hoolima ju iseendast, on ju. Ja nüüd, kui sa kogu aeg nagu ei kehtesta talle piire, siis mis sa teed, sa lased tal kogu aeg oma selle nii-öelda sellest joonest kogu aeg oma välja sisse tulla. Aga miks sa ei armasta ennast? Miks sa endast lugu ei pea? Miks sa sätid tema nagu kõrgemale? Aga kas ta tahab üldse seda ja kas tal seda üldse vaja on? Et võib-olla siin nagu selline väike mõttemäng enda puhul. Ja siin on ka veel see oht, et kui me seda teeme ükskõik, on see siis töösuhe või armastussuhe või ongi, eks ju, mingi perekondlik suhe, et kui me seda kogu aeg teeme, et me laseme teise üle enda piiri, isegi kui teine ei ole tingimata nartsissist ega vägivaldne, vaid et lihtsalt kogu aeg testibki su piiri, siis tegelikult ühel hetkel see suhe läheb lõhki. Ja läheb katki, sellepärast, et sina lõpuks muutud ohvriks, sest et sa kogu aeg nagu neelad oma selle ebamugavuse alla ja muutud ohvriks ja tegelikult ühel hetkel sa muudad temast selle ründaja. Ja siis on temal täiesti error, et appi, kelle tegelikult ma ei taht seda teha, et seal tekib nagu täiesti uus nagu suhte purunemine. Ja seal võib ka, üks on see, et üks võtab nagu ohvri rolli, aga seal võib ka olla see, et tekib alla surutud viha. See, keda kogu aeg rünnatakse, tema sees võib tekkida tohutu selline viha ja kättemaks ja ta võib ühel hetkel, kuna tegemist on jälle pingega, siis ta võib ühel hetkel nagu plahvatada. Ja inimesed, kes ei oska piire panna, on üks selline, ütleme, mõjutegureid inimestel, kes põlevad läbi. Need inimesed, kes läbi põlevad, ei oska ennast kehtestada ja piire panna. Ta ei oska panna piire siis teistele inimestele, kes temale järjest suuremaid nõudmisi esitavad, ta tahab olla see tubli tüdruk, piire kehtestada ei oska, võtab kõik tööd muudkui aga vastu ja teen, eks ju, aga see kõik tuleb enda arvelt. Ja tõesti see, ütleme, ta ei oska ka endale piire kehtestada, et ta ei oska nagu stopp öelda, et ta kogu aeg võtab kõik tööd vastu, sellepärast, et kas kõik on huvitavad või on vaja tõestada, kui äge ma olen ja milline tegija ma olen ja kõik mind märkaksid, et ka see on piiride mitte kehtestamine, et see piiride teema tegelikult maast madalast on tohutult oluline, väga-väga oluline, seepärast ma ka lapsevanematele väga palju piiride kehtestamisest just nimelt räägingi, et kõige tähtsam on minu piirid, sinu piirid, et Jesper Juuli raamat, väga-väga vana raamat, väga väike raamat, kiiresti loetav raamat, aga nii basic teadmine sellest, et tõesti minu jaoks on nagu üks selline mantra see, et teine ei tee, kui mina ei lase. Kas see tubli tüdruku sündroom on võrdusmärgiga siuke kohusetundlikkus? Kui sa oled nagu ülikohusetundlik, et see kohusetunne juba orjastab sind, et ma ei saa midagi tegemata jätta, et kas see tegelikult on peidetud, see tubli tüdruku sündroom? See võib olla üks nüanss seal jah, et ma pean nagu ära tegema, et ma pean olema tubli ja kohusetundlikkus sellisel võib-olla nagu ülevõlli kohusetundlikkus on see, et ma pean seda tegema igal juhul enda arvelt, et ma pean olema hästi tubli, ma pean näitama, et ma saan hakkama. Et seal on veel väga palju nüansse, aga see võib olla see natukene ülevõlli kohusetundlikkus on võib olla üks neid näitajaid seal. Või see sama, eks ju, et oskamatus piire kehtestada, et justkui peidad ennast selle kohuse, mina olen lihtsalt väga kohusetundlik, et mina ei vea kunagi kedagi alt, eks ole ju. No mul on vaja kellegile tõestada, mul on vaja endale ja teistele tõestada, et ma olen tohutult tubli, ma saan kõigega hakkama, ma olen väga võimekas, kõik see. Ja seal taga on siis see tähelepanu ja tunnustuse mingi kasu pealt sa sellest saama. Ja ma võin öelda, et see on nii mõnus ja nii hea ja nii vabastav tunne, kui sa lõpuks õpid ütlema ei, sa õpid neid piire kehtestama ja sa saad aru, et ma võin saada vahel ka mõne 3, ma ei pea kogu aeg olema 5 ja see on väga hea tunne. Jah, aga selleni peab kasvama ja jõudma, eks, et see, kui see oleks nii lihtne, aga eks meil kõigil on oma tee ja nagu öeldakse, et mõned inimesed tulevad meie ellu for reason, mõned for season ja mõned for life, eks ju, siis tõepoolest ka need vanemad, kes meie ellu on tulnud ja kelle ellu meie oleme tulnud, me oleme vastastiku õpetajad, et vanemad õpetavad meile midagi, nad on meie jaoks parimad vanemad ja meil on neile midagi õpetada, sest et me oleme nende lapsed. Et see kõik asjad on ju kahesuunalised ja võib-olla see nii-öelda autoritaarne isa või autoritaarne ema või ka see hülgamisprotsess seal on minu arengus tegelikult vajalik.
et mina keeraks nagu igast asjast, mis on vähegi mu ellu tulnud, keeraksin omale õppetunni. Mitte see, et kuidas see kuule kasulik ja nii edasi on, või et et milleks see sulle hea on, et see on võib-olla isegi natuke parastav, vaid pigem nagu lasta sellel puslel nagu paika looksuda ja vaadata, et aga võib-olla tänu sellele kogemusele olen ma täna see, kes ma olen, et kõik on nagu üks selline õppimine ja kui sa lõpuks õpid nagu ei ütlema, siis see on see, mida sa tulid võib-olla õppima. Võib-olla küll. Ja, et see on üks asi, mille sa oled ära õppinud, aga see enda nagu selliseks, ütleme, kõrgemaks seadmine või enda vajaduste kõrgemaks seadmine, seda ei tohi sassi ajada sellise egoismiga, sellise halva egoismiga, see on see hea egoism. Et kui ma sean ennast kõrgemaks ja oma heaolu kõrgemaks, siis ma olen ka parem andja teistele. Et kui minu hapnikukraanid on lahti, siis ma saan ka teisi päästa, et see ei ole see, et ainult kogu õhk palun mulle, eks ju, ja teised vaadaku upugu või ujugu, eks ju. Vaid pigem on see, et kui minuga on hästi, on minu ümber olevatel inimestel hästi ja see tegelikult nagu laieneb. Et pigem nagu mõelda seda, et selleks, et midagi saada, pead sa ka alati midagi andma. Ja see on see hea egoism seal, et mina ise olen kõige tähtsam, minu vajadused on kõige tähtsamad, minu piirid on kõige tähtsamad, aga kõik asjad on kuskilt maalt paindlikud. Ja samas on see, et kui sa oskad enda jaoks kehtestada neid piire, ennast austada, siis sa oskad ka teisi austada. Absoluutselt. Et see on, kui sa juba ennast lased lömitada, siis sa kipud ka teisi lömitama. Ülekantult, eks ju, kas siis selle ohvrirolliga, et sa tekitad neile, et see ongi hästi huvitav, kuidas see nagu ikkagi see iseendast lugupidamine loob automaatselt selle julguse seada ka need piirid ja pidades ka teisest lugu, et ole hea, et püsi siin. No meil on kogu aeg ju energiavahetus ja ka mõtteenergiavahetus, et kui me iseendast lugu ei pea ja ennast ei väärtusta, siis eeldada, et seda teine teeb, on üldiselt väga naiivne, sest me oleme saatnud juba vastava signaali. Just. Ja nende piiride teema hakkab juba maast madalast, et kuidas ema või isa nagu piire seavad, kuidas nad omavahel, sest lapsed õpivad ju mudeli järgi, see, mida nad näevad, on ju, et kuidas nad omavahel piire seavad, kas see hakkab juba või näiteks, tüüpiline näide on see, et kui näiteks mina emana teen suppi, seal lõikan mingit porgandit või mingit asju ja laps tuleb joonistusega, et emme, vaata, eks ju, siis mul ei kuku nuga ja kõik käest ära ja oi, lapsekene, nii tore on ju, vaid see mõõdukas frustratsioon sinna ja ootamise hetk on hästi oluline, et oota, ma lõikan selle porgandi lõpuni ja siis vaatan. Ja siis ma panen tõesti asjad käest ka ära, ei võta teist porganditega, kartulitega mitte midagi ja ei unusta seda last ära, vaid vastupidi, ma lõpetan oma töö ära, laps ootab ja siis ma pöördun tema poole ja olen täielikult tema pildi vaataja, on ju, ja arutan temaga. Et kas selline pisikene asi on ju eneseaustus ja ka laps õpib ju ootama. Ei ole nii, et kogu maailm palun toodagu mulle nüüd kandikul kätte, sest mina olen boss, on ju. Päris nii ei ole, aga väga paljudel on nii, kahjuks. Väga ja paljudel. Katkestatakse, eks ju, vestlus, kui laps midagi ütleb, eks ju, keset vestlus, siis kohe jäädakse vaid, mis sa ütlesid, kallis, ja selle asemel, et kuule, vabandust, et meil oli vestlus poolel, eks ju. Et ole kallis oota. Ja, just. Ja see on tõesti väga palju. Ja sellistest pisikestest asjadest tegelikult saabki nagu alguse ka selle tulevase täiskasvanu piiride panemine. Aga tead, minul on kogu aeg pakitsenud üks küsimus juba ammu ilma ja nüüd lihtsalt praegu tuli see meelde, et ja kuna sa siin mainisid nartsissismi ja on, eks ju, psühhopaatia, on sellised nagu rasked nagu psüühilised eripärad, mis võivad muutuda väga keerulisteks nii-öelda suhetes või töösuhetes. Ütle, kas need on kaasa sündinud? Ja kas neid saab elu üldse mõjutada, et need ei aktiveeruks nii suurel kujul või need on midagi, mis on lihtsalt force majeure, kui inimene on sellise, ma ei tea, ajukeemiaga sündinud, siis see lihtsalt läheb? Selle kohta ma oskan öelda, et nagu sa välja reklaamisid, eks ju, ma olen ajakiri Eesti Naine podcasti Vaimse tervise heaks saatejuht ja ma olen teinud seda tööd juba 4 aastat suure rõõmuga. Mul on eraldi saade nartsissismist ja mul on eraldi saade psühhopaatidest ehk psühhopaatidest. Mõlemad saated on tund aega.
ja peab järgi kuulama. jah, täpselt, et seda tasub nagu kuulata, lihtsalt vastust sellele ei ole, aga ütleme niimoodi, et ta on ajukeemia teema kuskilt maalt küll ja ta on kaasa sündinud ja see seda elu jooksul ei muuda. Aga ütleme siis niimoodi, et kuna me siin rääksime lapsevanema rollist ja paljud meie kuulajad on ikkagi lapsevanemad, ükskõik kas need lapsed siis on veel väiksed, eks ju, kuna tänapäeval ju ka naised saavad hiljem lapsi või nad on teismelised või juba, eks ju, noored täiskasvanud, et kui on olnud, ütleme, isa psühhopaat või nartsitsist, kas see on kindlasti päritav ka lastele? Ma jään vastuse natuke võlgu, et see keskkond mõjutab inimest nagu väga palju, et minu teada see ei ole geneetiline haigus, et see on lihtsalt see inimene on sündinud sellise eripäraga, aga teda on vorminud väga palju keskkond. Ja ütleme, et nartsissistide puhul, tal ei ole empaatiavõimet teiste inimeste suhtes, küll on ta väga tundlik enda suhtes. Ja seal on reeglina välja toodud väga külmad emad, kes ei ole siis kujundanud seda empaatiat nagu välja, eks ju. Nii et ma nüüd pärilikkusele küll ütlen, et sellist asja nagu ei ole olemas, aga muster võib küll korduda. Nagu ikka lapsed õpivad ju see sama öeldud mudeli järgi, et see muster võib kuskilt maalt korduda. Aga selge on see, et nartsissist ei jäta mitte kunagi rahule seda enda ohvrit, mitte kunagi. Kui ta ei saa seda ohvrit nagu kätte või seda oma reeglina nartsissistid valivad endale väga sellise empaatiavõimelise, tohutult empaatilise partneri, kes siis eeldab temalt, me ikkagi oskame ju teiselt inimeselt eeldada seda, mis on meile tuttav, on ju, ja me eeldame, et ta on hästi empaatiline, nagu me ise oleme hästi empaatilised näiteks, on ju, ja siis me ei suuda nagu lugeda teda ja seal võib juhtuda küll selliseid asju, et nartsissistist lapsevanem hakkab siis ühe või teise lapsevanema, siis see võib olla nii mees kui naine, ära kasutama lapsi. Et seda ta võib küll teha, et ta hakkab väga peenelt ära kasutama lapsi siis selle teise vanema vastu, et selliseid asju on meil siin nii avalikus ruumis kui mitte nii avalikus ruumis nagu näha, eks ju. Räägime mõttemustritest. Meil on nii palju teemasid. Ja, selle me lubasime. Vuristame kiirkorras kõik läbi. Et mõttemustrid, kui sa oled ikkagi mingi 40-50 aastat ühtemoodi mõelnud ja kui sa isegi tead, et mõtted ei ole sulle head, on ju, need mõtted on halvad, ma tahan nendest lahti saada, kuidas neid mõttemustreid muuta? See on $1 miljoni küsimus. Rita, lihtsalt 2 sõnaga. Anna see valer nippi. Muudame ära. jah. Kui ma alustasin 2014 vist, alustasin koolituste tegemist. Tartu Rahvaülikool palus minul koolituse, ma polnud elus ühtegi koolitust teinud, ma olin Rocca al Mare koolis rääkinud ühe loengu ja see oli ka üleni punane ja higine, sest ma ei olnud niimoodi teinud, näitleja värk, see räägib ainult seda, mis on pähe õpitud tekst, on ju, aga võt nüüd mine ja räägi, on ju, ja ma õudselt kartsin tegelikult ja see oli nii armas, kuidas tolleaegne koolitusjuht ütles mulle, et Rita, et tee koolitus, milles sa nagu ise nagu väga teada tahad ja mis sulle endale väga huvi pakub. Ja ma olen hästi analüütiline laps olnud ja üldse hästi selline analüütiline inimene ja mina ütlesin kohe hops välja, et tead, mõtlemise teema on see, mille kohta mul vist on raamaturiiulis kõige rohkem raamatuid. Et mõtlemine on see, mis mulle tohutult pakub huvi, et kuidas tekib mõte, kuidas me seda mõtet mudime, mis suunda me mudime, et miks me seda teeme, et miks me saboteerime ennast mingite mõtetega, miks me müüme maha, miks me usume mingeid asju sellisel kujul, et me sisekõne on ju see, mis on, meid juhib kogu aeg, on ju, ja sellest saab siis lõpuks sõna, mõte ja sõna ka, kas kirjasõna või välja öeldud. Ja siis sai hakatud seda nagu väga põhjalikult uurima. Nagu ma siiamaani teen mõtteteemalise koolitusi, ka eile tegin just 1,5 tundi mõtlemisest ja mõttemustritest, et ma kogu aeg nagu otsin juurde materjali ja see teadlikkus nagu tõuseb endal ja see analüüs kogu aeg käib sinna taha. Mõttemustreid saab muuta ja see on hea uudis. Neid saab tõesti muuta, aga seal juures on see, et sa pead ise väga tahtma. Aga selleks, et sa tahad neid muuta, sa pead märkama. Sa pead märkama, mida sa tahad muuta, et mis on see muster, mida sa tahad muuta ja miks sa seda tahad muuta. Et kui sul on mingisugune mõttemuster, mis on sinu elu kuidagi nagu kahjustav, siis kust ta tulnud on?
tal on mingisugune põhjus, ta võib olla siis kas lapsepõlvest keskkonnas, kust iganes sul on tekkinud mingisugune uskumus ja seda mantrat sa siis kogu aeg nagu ketrad ja inimene töötab väga palju automatismi peal, inimesel on peas 60-70 000 automaatmõtet päevas, nendest 89% on negatiivsed. Palju sa neid Kaidi muuta vaja? Päris hull! Aga need on automaatmõtted, aga mul on see, et mina märkan oma neid mõtteid ja ma teadlikult tegelen sellega ise. Ei, oot, 60-70 000 mõtet on automaatmõtted, mida me isegi ei märka ja mis meie elu tegelikult üldse ei segagi. Aga nendest tõesti 80% on negatiivsed, sest negatiivsed mõtted on need, mis meil aitavad elus olla. Positiivsed mõtted meil elus olemiseks vajalik, või ütleme, elu jäämiseks vajalikud ei ole, aga elus olemiseks küll, eks ju. Nii et selles mõttes neid on väga palju ja nüüd tuleks hakata nagu, et mis on muster on ju, et automatism on see, mille peal me automaatselt töötame. Ja nüüd tuleb hakata tõstma teadlikkust. Et kui sa märkad, et mingisugune mõttemuster sind häirib, see võib häirida ja võib mitte häirida, et ta paneb sul automaatselt ja see on nii normaalne ja teised on ümberringi ebanormaalsed, on ju. Aga see teadlikkus tähendabki seda, et sa saad aru, kus see hakkab tulema ja nüüd, mida sa tahad selles nagu muuta. Ja siis hakkadki sellega tegelema, sellepärast, et mina olen tõesti veendunud, et kõik lindid, mis meil nii-öelda kerivad, kõike saab üle kirjutada. Nagu, nõukaajal oli beta-kassetid, eks ju, neid sai üle kirjutada, on ju. Üle lindistada. Nii, aga anna nüüd nõuanne, kuidas neid üle lindistada? Järjepideva tööga. Ehk siis kõigepealt märkad mingit mõtet, mis sind kuidagi segab, häirib, ma ei tea, see võib olla näiteks, et sa oled tohutu suur muretseja, kogu aeg muretsed millegi pärast või sa oled väga suur süüdistaja, sest et ütleme, et me oleme keemialaborid ju parajad ja mõte tekitab inimesest keemilise protsessi, on ju. Ja nüüd sa paned tähele, et mingi mõte tekitab sinus mingisuguse pinged, eks ju, ja sinus tekib vastav keemiline protsess, miks sa seda endale teed, on ju. On ju. Ja nüüd sa võtad selle sama mõtte, 10 ei ole mõtet muuta, sa ei tea, mis see on ju, aga sa võtad nagu, et mis töötab lõpuks on ju, võtad ühe mustri ja hakkad seda nagu analüüsima enda sees, et ma kogu aeg mõtlen nii. No teeme katse sinu peal, no ütle mingi asi, mida sa tahad muuta. Muudame ära, hops. Minul on see tohutud, et see muretsemine lapse pärast, see on selline, mis ajab mind täiesti hulluks ennast, sest kogu aeg sul on nagu see mingi mõtted, mis et midagi võib juhtuda. Aga eks ma mäletan, kui ma olin rase ja siis ma kogu aeg, nii kui ta ei liigutanud kõhu, siis mul hakkas õudne hirm, kui appi, kas ta on elus. Ja siis, kui ta jälle on ju pani müraki, siis ma olin jälle õnnelik, aga tuli välja kõik elus ja terve. Nüüd on ikka, ja kogu aeg selle läbi, ta on 23 ja see on juba läbi elu, mul on kogu aeg see mingi tohutu mure ja ma tean, et ta kõik hästi ja siis ma pööran need mõtted nagu positiivseks, et temaga on kõik tegelikult väga hästi ja see, mis siin, nagu ta ise ka ütleb, et see on sinu probleem, on ju. Tegelikult see ongi minu probleem. Ja aga siis ma ikkagi teadlikult, nii kui tuleb see negatiivne mõte, siis ma püüan selle kohe nagu positiivseks pöörata, on ju. Aga see vaata, see nagu teed seda lihtsalt teadlikult. Aga kas see nüüd, mina nüüd ütleme niimoodi, et kõrvalt vaatana, mina tulin teie sessioonile kärmseks seinal ja siis vahepeal see kärmes piniseb ja küsib midagi. Nüüd, kuna Kaidi teadvustab ka seda, et kui tal beebi oli kõhus ja tal oli pidevalt, eks ju, paranoia. See uskumus on juba tal nii tugevalt sees. Et millest see võis olla tingitud, et ta kogu aeg kartis, sest mina olen 2 last kandnud ja minu jaoks need lihtsalt siin küljes loomulikult kasvõis, tuli vups välja, viskasin õlale, läksin, tegutsesin edasi. Ma ei tulnud isegi selle peale, et taga võiks midagi juhtuda. Et et ta oli nagu nii loomulik osa ja ta ise sündis ja ma ei käinud ühelgi kursusel, ma teadsin, et kõigil on sündinud ise, küll ta mul ka sünnib ja mul ei tore ämmaemand ja et millest selline asi tekib, et naisel tekib selline hirm, et tal... see hirm kandub praegu tegelikult edasi, et sa tõid selle väga ilusti välja, on ju, et sa oled ilmselt sellega tegelenud ja teadvustanud, aga mõnikord ütlevad ka inimesed automaatselt välja. Täiesti nagu, nii, see on tema jaoks nii normaalne, ta ütleb selle välja, aga ta ei tea, et see on juurpõhjus või mingisugune põhjus, on ju. Et see on sul kaasas, et sina muretsed lapse pärast, sa oled seda teinud esimest hetkest alates. Me ei hakka siin nüüd väga palju lahkama, eks. Ärme päris niimoodi lahti kisu, on ju, see võib olla sinu
sinu mingitest varasematest kogemustest, see võib olla ka sinu vanemate mingisugusest teemast. See võib olla ka mingi juhuslik lause, mida võis öelda sinu ema. No ma olin 3-aastane, kui emal tegelikult sünnitusel siis minu vend suri. Kas see võib tulla kuskilt sealt juba? See võib olla sealt jah, et sa oled ema trauma nagu kuidagi alateadlikult üle võtnud selle ema kurvusega. Sa tead seda ja nüüd, kui sa ootad oma last, siis käivitub see ema trauma sinus, kuna on olemas kogemus. Me ei oska mitte midagi, mitte kunagi ennustada, kui meil puudub kogemus. Sest minu esimene mälestus on see, et me oleme surnuajal ja ema nutab. Ja vaata, kuidas su keha praegu ka juba reageeris. Täiesti tugevalt, kogu see hääleaparaat ja kõik see ja su silmad ja kogu su keha reageeris, vaata milline värin su sees on. Ja, et hirm kaotada on tulnud siis ema kogemusest ja nüüd, kui sina jääd ise lapseootele, on ju, et ennem sa võib-olla, ilmselt kogesid seda hoopis teistmoodi, on ju, ja nüüd, kui sa jääd lapseootele, siis väga paljud asjad kerkivad uuesti üles, meie lapsepõlve traumad, meie mingisugused, mis iganes vanemate kogemused kerkivad uuesti üles, on ju. Ja nüüd sa tegelikult oskadki, sinul seda kogemust ei ole, sina teadsid, et laps nii ja kõik ja nii edasi, minul on 3 last, ma pole ka kunagi nagu niimoodi mõelnud, on ju, sest meil puuduvad need kogemused, on ju. Et me oleme nagu teistmoodi oodanud, sinul on see kogemus, sina oled nüüd oodanud ja nüüd sa tegelikult oled isegi teadvustanud endale seda, väikse soonia siin kahekesi sulle Britiga. Aga oota, ma korraks küsin veel vahele. Kas sa alles täna tegid selle seose lingi oma emaga või sa oled seda teadvustanud? Ma olen seda ise nagu mõelnud, aga ma ei ole seda kõva häälega kunagi välja öelnud. Nüüd said välja. Praegu sa said alles selle tervikliini või? Ei ma olen mõelnud ise seda, et siin võib olla seos, eks ju. Aga nüüd see, et sa selle kõva häälega välja ütlesid, on sinu jaoks juba tegelikult väga suur nagu teadvustamine. Ja sa andsid tegelikkuses ju väga tugeva energia kogu sellele asjale, et sa tead, et see on sinu ema teema, mille sa võtsid endal alateadlikult üle, sest et sa olid lapseootel, on ju, ja nüüd sa oled seda hirmu hoidnud enda sees. Ja nüüd iga kord, kui sa seda sama hirmu ja muremõtet nagu mõtled, eks ju, siis sa saad endale öelda seda sama asja, et jah, see on mul olemas seal kuskil alateadvuses, kuskil rakumälus, aga see on uskumus. See ei ole fakt, mis kuidagigi puudutaks sinu poega. Emadena me oleme ju hästi kaitsvad oma laste suhtes ja me tahame neid ju päästa ja säästa kõigest, mis on meie enda halb kogemus olnud või meie vanemate halb kogemus olnud ja pakkuda talle midagi, mis meile kunagi on väga meeldinud, on ju. Aga vaata, sinu laps ei ole sina. Just. et see oli sinu kogemus ja nii nagu sinu poeg ütleb, et on sul poeg, eks? Ja. Et sinu poeg ütleb, et see on sinu teema, et see ei puuduta üldse teda, eks ju. Et iga kord, kui sa märkad, et sa jälle muretsed, sa saadki öelda endale, et see on see mälestus, on ju, mis jälle aktiveerus, on ju, aga tegelikult on kõik hästi, et sa ei peta ka ennast, et võt mõnikord me hakkame nagu mõtle positiivselt ja me surume oma tegelikkusele põhjuse surume alla, aga sa saad selle välja tuua, jaa, ma jälle muretsen, sest et jälle see käivitus minu sees, on ju, aga sa saad rahustada maha ennast, et jah, see on möödas, see on ema kogemus, see on minu teadmine, minu lapsepõlvest, ka minu kogemus, see on ka sinu kogemus, eks ju. Et sa saad enda nagu keha ja meele maha rahustada ja saata selle signaali, et aga minu pojaga on kõik hästi. Ja ma mõtlengi, et ongi täpselt, see on nagu minu probleem, aga tema on siin kõrval, on ju, ja temal on oma elu, millega on kõik hästi, on ju, mina pean lihtsalt enda probleemiga tegelema. Pigem see on su ema probleem. No seda küll, aga tead, mis mul praegu, ma olen rääkinud oma erinevate sõbrannadega sellest, sest ma lihtsalt tunnen, et see muretsemine läheb mind hulluks, ma pean sellest rääkima. Ja mul tuli just praegu meelde, et üks sõbranna, kellel on üks poeg, räägib samamoodi, et ta ka hästi muretseb, aga tema emal on olnud täpselt sama asi, mis minu emal. No. Ja mul on teine sõbranna, kellel on samamoodi mitu last, ütleb, ma ei saa aru, ma ei muretse. Ja. Aga muretsemise kohta on üks selline väga hea harjutus. See on niimoodi, et sa märkad näiteks hommikul, et sa muretsed, on ju. Pane nüüd endale, see ei ole minu välja mõeldud harjutus, aga ma 90-ndatel aastatel seda 90-ndate lõpus tegelikult ja hiljem ka mingites rasketes eluperioodides praktiseerisin. See on väga vana harjutus ja see on nii. Võta endale muretsemiseks 1,5 tund. Minule sobis õhtul 5:30 kella 6. Ja nüüd, kui sa hommikul nagu muretsed, on ju, siis jah, ma praegu muretsen, on ju, aga ma tegelen sellega õhtul 5:30.
no väga hea. ja siis sa jälle märkad, et oi, jälle mõtlen, kuidas pojakesel läheb ja väga hea, selge, teen muid asju praegu, aga sa ei kaota seda ära, vaid sa sina kontrollid muretsemist, mitte muretsemine ei kontrolli sind. Et võt mõtetega on tihti see, et mõtted hakkavad meid kontrollima, aga mina olen boss, mina mõtlen mõtteid, mina teen valikuid, mida ma mõtlen, ma võin stopp ka selle mõttele teha, sest pult on minu käes, panen kinni, kui tahan, on ju. Ja nüüd ongi, sa annadki talle nagu käsu, et ma mõtlen, tegelen sellega õhtul 5:30. Nüüd 5:30 tuleb, sa paned kella helisema, eks ju, kella 6, pool tundi, mitte rohkem, ja siis hakkad muretsema. Ja sa lihtsalt istud ja südamest muretsed, no täiega ikka muretsed, on ju. Ja siis kell saab 6, lõpetad muretsemise ära, raudselt sul pooled asjad on juba selleks ajaks tegelikult juba meelest läinud selleks 5:30, eks ju, või on lahenenud või mis iganes, on ju, aga sina ikkagi vapralt muretsed, on ju, ja noh, kui sa varem lõpetad, siis on okei, eks, aga üle ei tee. Ja siis, kui tuleb õhtul kella 7 ja 8 aeg, tuleb mure peale, väga tore, et sa tulid, ma homme 5:30 tegelen sellega. Tegelikult tuli hea. See on tõesti väga hea. Selle peale tavaliselt hakkavad inimesed naerma, et mis mõttes. Ja kui seda praktiseerida, siis sa tegelikult hakkad oma mõtteid ise kontrollima. Sina hakkad märkama, mida sa mõtled, et see ei ole sul automatism kogu aeg, et sa ei märkagi, et sa muretsed, või sa jälle lihtsalt muretsed, oi, jälle ma muretsesin, on. Vaid sina kontrollid olukorda, sa märkad, teadvustad ja tegeled sellega, on ju. Ja selle mõtlemise või näiteks selle muretsemise üle on sinul kontroll. Et mina ei ole minu mõtted, mina mõtlen mõtteid. Mina mõtlen ju, mina keerutan varvast, varvas ei keeruta mind. Ja. Ja sul on, harjuta. Hakka seda muretsemise pool tundi tegema. Hakka seda muretsemise pool tundi tegema ja siis, kui teil tuleb siin nagu ütleme hooaja lõpp millast teil see tuleb, siis Kaidi annab aru. Väga hea. Kuidas läks? See siin paberitest nüüd kirjas ei olnud, et läheb selliseks minu sessiooniks. Aga tehtud ta sai. Aga aitäh sulle. Aitäh, Rita, ma arvan, et nii me ise, kui me kuuled ja vaatajad, said väga palju vähemalt selliseid raamistikke, kuhu hakata oma elu asetama, et siis tuvastada mingisuguseid võib-olla probleemi kohti, nii et ma arvan, et on ainest seda ühel hetkel meil jätkata, nii et suur aitäh. Ja aitäh teile, et kutsusite, need on küll sellised ampsud, et teemad on ju väga suured ja nendest ei väga sügavalt rääkida, et ma arvan, et igast ühest te võiksite eraldi saate näiteks teha lausa. Aga praegu sai siis meil tuleb veel palju saateid, 100 või sealt edasi. Absoluutselt, nii me jõuame ka sügavuti minna nendega. No siis ühesõnaga algus on niimoodi pinnapealsemalt tehtud. Ootame sind igal juhul tagasi, aitäh, Rita. Niimoodi lausa. No ühesõnaga rokkige sajani. Aitäh. Aitäh.